Tere, teiega on podcast 442. Minu nimi on Juhan, mul kõrval on Maarja. Tere, tere! Räägime Eesti jalgpallist, talisuplusest, kõigest, mis inimesi huvitab. Ma ei tea, see talisuplus just nagu neid väga palju huvitab, aga lähme minema siis. No põhiliselt Eesti jalgpallist, kuidas on siis, ma kuulsin, et juba igast talisupluse grupid on meiega ühendust võtnud, et sind influenceriks palunud, et kuidas on juba väärtpakkumisi ka tulnud? No ei ole tulnud, võib-olla see nägu ikkagi ei soosi nagu selliseid reklaampakkumisi, aga olen alati kuuldel. Öeldi, et kõik on tore, aga see kuradi mingi pantrite teema hakkas pihta, et see nagu põletas eemale korra. No jah, mine seda teavad, võib-olla vaata seal mingid orienteerumisgrupid ja mingid ilvesid asjad on, et võib-olla kuskil saab pantrit ka siduda analoogses asja. Aga no vaata, aitas, tegelikult hakkame kohe Kaljust rääkima. Võtame Nõmme Kalju ette, teeme seda veits, kuna on palju pretensioone olnud roostele pantritele, tähendab mitte palju pretensioone, on olnud pretensioone roostele pantritele, ka mul mingites osades, siis äkki alustame kõige tähtsamast sina kui Nõmme Kalju esine, mitte ainult roosatele pantritele, mul on pretensioone ka Kalju kui klubile. Nii et saamegi kohe kõige tähtsamast alustada. No võtame vastu siis kõik süüdistused ja rünnakud. Nii, kõigepealt tähtsatest asjadest. Talisuplus tulemust ei toonud, aga sinu puudumine staadionil tõi. Mida me õppime siit? Ja Harju vastu kahjuks viimase hetkel tulid muud asjad vahele, et ei saanud nagu mängule minna. No mulle teadaolevalt üldse esimene poole atmosfäär oli selline siis nii-öelda tennise sõbralikum või siis nagu mulle meeldib öelda. No kas see skoor läks ka päris tenniseks ära? Jah, ja vaata, ütleme mängitele, mulle meeldib öelda, et kergejõustikus vaatan sellised sportlased, kellele näiteks ma ei tea, on mingid kaugushüppekatsed või mingid kõrgushüppekatsed. Siis osa sportlased tegelikult ei taha seda rütmi nii-öelda, et lüüakse neile, et siis neil kuidagi on parem keskenduda. Mulle tundub, et Kaljumängijad võib-olla on ka sellised, kellele siis vaikuses on nagu lihtsam mängida, et seda välissurvet tihtilugu ka negatiivset, siis ei ole nii palju kuulda. Aga tuletan meelde ka eelmine aasta, kui see kella 5. mäng oli Flora vastu, see oli ka suht vaikne esimene poole, siis, no okei, siis 3-0 lõpuks, vabandust, teisel poolel, aga siis ka nagu juhiti ikkagi poole äärel, nii et võib-olla see on mingi märk. No toona oli küll mängupilt oli vähemalt kehv, aga ütleme selle koha pealt või siis öelda, et erandid kinnitavad reeglid. Ma ei oska öelda, kui palju, mis see mängupilt pärast 15 minutit oli, et ma nägin 3 võimalust, Kaljul lõi need 3 ära, panin kinni, ega seal rohkem midagi vaadata. Ma ütleme esimest poolega, mis tegelikult nägin ka väga hektiliselt, et ma isegi ei oska. Sa vaatasid teist poolega? Ei, ma teist poolega vaatasin nagu normaalselt, aga ma esimese poole ajal ma ütlengi, kas vaatasid, mis seal teisel poole oli? Ei, seal lihtsalt oli Harju kuivamine, selles mõttes ma räägin 3-0 on tehtud ja kusjuures siin ma pean kiitma Kaljut, see on nagu, ma arvan, et nagu pikas plaanis see on nagu hästi tähtis ära tajuda, millal sa ei pea nagu, ma ei tea, silmad punnis jooksma ja lööma 4-0, 5-0, ma ei tea, 7-0. Ma ainult sellest ei saanud aru, miks see Killerme pidi terve mängudel mängima, aga ma ei tea, ma ei näinud mängu olla, on ju. Aga üldiselt ma selles mõttes isegi kiidan, ma ei usu, et ta nagu pärast 3-0 ei suutnud midagi, ma arvan, et see oli teadlik. Ma teeldan, et see oli teadlik, suke gaasipedaali jala äravõtmine. No see on kahe otsa käsi vaata, kui sa ühel juhul teed nagu vahetusi ja tuleb meil mingid vahetused mängijad, siis tegelikult nende jaoks võiks olla see koht, kus nagu tõestada ennast, et nemad vääris ka seda kohta, et kui sa paned ka sinna. Aga need vahetused olid suht hiljem, mingi 65 midagi. No 60 olid esimesed ka 3 vahetust ja siis 2 tükki natuke hiljem. Vot, mina fantasy sõbrana söötke Shabirile ka rohkem, kurat küll, poiss ise nagu söötis vaata, aga talle nagu ei söödeta. No ütleme niimoodi, et ilmad ei ole üldse praegu soosinud tema ei ole soosinud Ramadani sõpru, aga mis ma tahtsin nüüd öelda, okei, aga kerime ja liigume laupäeva peale, kus oli fantastiliselt 5 mängu korraga, mitte korraga ühel päeval. 2 mängu olid korraga Levadia Trans, mida ma ei näinudki põhimõtteliselt ainult highlights natuke nägin ja siis teie mäng, mida ma nägin seal koha peal ja nüüd me hakkame sellest rääkima. Kõigepealt, no kuredi talv tuli tagasi ikka täitsa perse, see oli ikka selline huvitav, aga no õnneks tegelikult selles mõttes, kui mäng on hea, siis sa tegelikult ilma väga, sa ei mõtle väga ilmale, mõtlesin väga palju mängule, nii et see oli nagu super. Tahan kõik need arusaamad tagasi lükata, mis on minu ümber käinud, et ma ei käi, kui on külm ilm. Endiselt, te ei saa aru, mille vastu ma protestin, et me alustame enne koondise pausi märtsis ja siis ma ei käi. Loogiline, kui jalgpalliit planeerib mänge nii, et teda ei koti pealt vaata, no siis ma reageerin vastupidiselt. Võib-olla, kui meie jalgpallikogukonnas jõuab see sõnum kohale, siis teised protestid samamoodi, aga see selleks, külm ilm iseenesest mind ei peleta. No välja arvatud, kui on selles mõttes
kui mäng mind ei kõneta, siis ma jah ei lähe sinna külmetama niisama, aga kui mäng kõnetas nagu sees, võib isegi Hiiule kohale minna. Sai räägitud. Läksin sinna siis, kuradi pole ammu nii kaua järjest ühe bussiga sõitnud, seal kuidagi rongi ajad ei klappinud mulle. Ja siis ma läksin bussiga kesklinnast, mingi 35 minutit sõitis buss täitsa perses. Nagu läheks teise linna, vaata. Ja siis mis ma nägin on ju, et tegelikult väga palju rahvast ei olnud. See oli arusaadav. Ja nüüd esimene pretensioon teile, ega väga palju melu ka tegelikult ei olnud. Ja ma seisin suht teie selle sektori juures. Okei, huvitav tähelepanek. Tähele ei panda. Ma ei tea, kas saab seda siduda siis võib-olla sellega, et oli väga tuuline ilm või ma ei tea millega, aga ma ütlen, et Kalju sektoris oli, ma ütlen, et mängule vääriliselt melu igatahes. Ja just eriti siis, ja nüüd jälle, ma räägin sulle seda teist korda kusjuures, kuna võib-olla ma satun nii, võib-olla mul on ootused kõrgemad, ma ei tea. Näiteks Nõmme derbi ajal täpselt samamoodi teisel poolel, kui teie võistkonnal oli vaja toetust, siis kuidagi õigetel hetkedel teie nagu see sektor. Ma ei räägi praegu chantidest, kui te laulate, selleni me jõuame ka. Aga just nagu liiga palju sükest vaikusetki oli järsku ja kuulda oli ainult kohtunik ja mingi davai poisid, mis iganes, aga nagu sükest laulu ja seda minust vajalikel hetkel teie poolt ei tulnud. Jaa, mingil määral nõus sinuga kindlasti, aga ma ütlen nagu teiselt poolt ka seda, et see ei ole nagu nii lihtne üldse seal nagu selles mõttes. Ma ei ütle, et see on lihtne. Eriti kui on, räägin siuke kehv ilm, sul on hakkab häälele seal, ütles, et mingi korreku nagu fännust tuleks, et räägin, üks asi on tõesti seal 25 kraadi mõllata, teine on selliste ilmadega. Aga Maarja, ma segan sulle vahele, mäng on ikkagi Floraga. Mäng on Floraga, te juhite ja teil on vaja. Ja, absoluutselt. Aga ma räägin, see on paratamatult ka see emotsionaalne foon, et ma muidugi mingi ideaalmaailmas ma olen suga totaalselt nõus, et kui võistkonnal on raske, siis sel hetkel võiksid nagu fännid veel rohkem taga olla, niimoodi see olema peakski, aga see ei tööta niimoodi. Selles mõttes, et paratamatult nende aastate jooksul, mis ma olen näinud siin, et mis momentidel on nagu lihtne laulu üles võtta niimoodi, kõik tulevad kaasa ja on hea mõll, siis kui võistkonnal läheb hästi. Teistel momentidel ei ole läinud lihtne, see on paratamatult psühholoogia, et see niimoodi töötab. See on arusaadav, aga see on nagu siuke kõrvapilt, mina ei ole ei Kalju fänn, ei Flora. Flora omi, selles mõttes nad ka tegid midagi, ma lihtsalt ei kuulnud, nad olid teises kohas on ju. Aga see on siuke täiesti adekvaatne tagasi. Ma ei ütle, et ei laulnud, aga mulle tundub, et just see võiks nagu mingil, nagu just seal vaata, kus see surve, kes tekiva Floral, et te ka kuidagi kaotsid isenest ka ära mingi hetk. Nagu, ma ei ütle, et olite solvavad, aga ma ütlen, et te olite vaiksed. No tulles selle mingi 5 minutist taguse jutu juurde tagasi, siis ma ei ole kindel, kas sellel üldse Nõmme Kaljule mingit mõju on või ei ole. Aga see selleks. Nojah, see selleks. Sa saad aru, mis ma point on. Teine asi muidugi, kuradi, miks need kõlarid nii sita kvaliteediga teil on, et see on nagu kohutav lihtsalt. See ei ole nagu fännidele. See on korraldus kommenteele küsimus. Korraldus on kuidagi jätab väga sükse halva mulje. No ju staadionil on palju asju, mis vajaks natuke parandamist. Ja jookide valamise kiirus, ei tii. Tere Hiiu, no jumal küll, see on nagu hea, et sel mängul oli 300 inimest, mitte nagu näiteks 700, mida see mäng vääriks. See oleks täielik läbi kukkumine lihtsalt. Mul oli selle kriitika võtta on väga tugev. Sina ei peagi, see ei ole kriitika sulle, see on lihtsalt üleüldine see, et me oleme hästi palju siin ampsu rääkinud, aga see, mis Hiiul toimus, ei tii, tere talv. Ja endiselt ma ütlen seda tegelikult jalgpalliklubidele. Mul ei olnud probleemi, ma ostsin mingi 3 korda teed. Vahet ei ole, maksin, aga tegelikult see oleks pidanud mingid nagu teekannud olemagi ja mingi inimene peaks isegi käima ja pakkuma, kuulge, tahate teed, et mis iganes vaata, või poolel või keset mängu või mis iganes. Et see on nagu täiesti läbi, nagu kuidagi klubid nagu ei, ma mäletan neil, kas see oli üle-eelmine aasta, mäletan oli ka Flora Kalju mäng, Kalju oli kodus, aga see Sportlandile, siis ma kuna infos ei olnud, sotsmeedias küsisin teie klubi käest, et kas on istmealused, kas on teed pakkuda mängule, siis selle asemel tuli vastus, et ei tii, tule kohale ja mäng soojendab sind. Ei, ma saan aru sellest huumorist ja nii, aga reaalselt tegelikult on ju nagu tõsine küsimus. Ei, see kriitika on kõik, mis on nagu väga õige, aga ma toon sulle lihtsalt nagu reaalse olukorra, mis tegelikult sellistes olukordades kodumängu korraldamine on. Nagu sa tead ilmselt ka, siis tegelikult tuli üldse lumi maha tol siis reede vastu laupäeva. Ehk siis pilkult öeldes kogu korraldustiimi ainus ülesanne või prioriteet number 1 on see, et saaks selle väljaku üldse kuidagi mängu korda. Seda tegelikult oli seal üldse küsimus, kas seda mängu saab üldse pidada. Sellepärast, et see Hiiu staadioni seisukord oli selline, et
et noh, seal ei olnud nagu selles mõttes ei olnud mängijatele ohutu mingi 2 tundi äkki või enne mängu algust või midagi taolist, et siis tegelikult see kogu rõhk läheb ainult sellele, et saada see väljak korda. No. Ja kui sul seda inimressurssi on nii vähe, siis paratamatult muud asjad kannatavad. Aga see ei ole vabandus. Loomulikult, nagu ei ma saan aru, aga kui ma kohal olin ja tund aega enne oli juba väljak korras ja ma räägin nendest tegevustest, mis olid pärast seda, kui väljak korda saab. See selleks, ega Kalju ei ole ainus, kes selle all kannatab, aga lihtsalt see on jälle see mina olen jalkasõber, ma tulen järgmine kord ka, aga jällegi see on nagu suur mäng, okei, võib-olla 0 kraadi juures, ma ei ole debiilik, ma ei kutsuks uut inimest, mis iganes, aga nagu mingi inimene tuleb, ta pettub sellest, ma lihtsalt täiesti ausalt mõtlen, et inimene pettub sellest. Okei, vaata, kui palju mõtteid on ju. Siis niisugused mänguvälisid. Ja üks mänguväline asi Vene podcastis tõstatas selle teema üles Albert Prosa. Ma kõigepealt tahan sinu kommentaari küsida, sest see oli nagu roosatele pantritele. Nimelt Kostja Huilo, see laul, mis teil on ju, need Flora fännid laulavad Putin Huilo on ju, et pretensioon on nagu kahepoolne. Esiteks sõna Huilo, et siis ei saa just kui nagu lastega käia, et venelaste jaoks on see solvav sõna või noh, vene keeles on see rohkem nagu suke räpasem ja sellisem roppusem sõna kui eesti keeles on. Et siis ei saa, ma ei tea, väikest laste käia, mis iganes. Üks on ja teine on see, et keskenduge enam-vähem, miks te ei keskendu oma võistkonnale ja nagu ei tee laule, et mingi Guilherme mis iganes ja miks te peate nagu solvama inimest. Palun kommenteeri see. Nii, alustame sellest esimesest poolest. Kui võtta nagu seda pere seisukohalt, et kas mingi väikeste lastega on nagu sellises keskkonnas nagu hea jalgpallimängule minna, et seal robendatakse eesti või vene keeles, siis loomulikult ma saan sellest nagu murest, saan iseenesest aru. Ma seda muret küll nagu selles mõttes ei jaga, et minu jaoks, ma ei tea, jalgpallifännlus ei Eestis, ei kuskil mujal ei pea olema mingi selline roosa mannavaht steriilne, mida ma tean, et paljud inimesed tahavad, et see oleks. No mina fännina seda nii-öelda mõtet ei jaga, et võistkonnaga peaks alati olema nii heas kui halvas ja mitte ühtegi negatiivset asjast ei tohi öelda enda võistkonna kohta ega siis vastasvõistkonna kohta. Et ma arvan, see käib nagu selle mängu juurde ja emotsioonide juurde. Mis puudutab seda Huilood, siis noh, ma ei tea, okei, ütleme, et mõni või siis, ma ei tea, venekeelne inimene arvab, et Kostjale tehakse liiga sellega, saan aru, ei nõustu sellega, aga kus me siis nagu läheme, et kas Putini kohta on ka siis nagu üldse ei tohiks seda laulda või mis see nagu see põhipoint on, et mul jääb nagu selles mõttes nagu arusaamatuks. No vot, et nüüd ma kuidagi lisan sellega, sest et ma ka ei ole Albertiga nõus, kusjuures mõlemas punktis ma olen nõus, ma arvan, et see selline, et istume ja plaksutame, et see ei vii mitte noh, ma ei taha öelda jälle mingi tennisepublik ei, ega nagu noh, tennises on ka teinekord publik ja emotsioone, mis iganes. Jalgpall on emotsionaalne mäng, jalgpall on kirglik mäng, jalgpall ilma fännideta, kes on emotsionaalsed, kes laulavad ja kui vajadusel ka näitavad sõnadega verbaalselt oma seda seisukohta on ju, mõnikord krõbedamalt, ei ole jalgpall, no sorry noh. Ma saan aru, et see ei ole nagu viisakas, kui sa lihtsalt ilma põhjuseta mingit mängijad sõimadki mingi, noh, ma ei hakka neid mingi sõnaga X, mis on ilmselgelt nagu lihtsalt solvav, et kui su eesmärk on lihtsalt solvata solvamise pärast, siis küll antud juhul ongi selle chanti, selle laulu taga on kontekst. Ja see on juba küsimus neile inimestele, kes ei saa sellest kontekstist aru. Et ja lõppude lõpuks mina kui venelane pean selle välja ütlema, et sorry, aga kui sul nagu noh, nagu kui sa oled Eesti riigis, lähed Eesti liiga mängule ja sul nagu mingi venekeelne, et sul nagu on vene keeles mingi ropp sõnandus, siis ma ei tea, siis lihtsalt nii on. Peadki oma lapsele selle kontekst ära saletama ja nii on. Ja see tegelikult sõna Huilo on ju tegelikult ukrainakeelne sõna üldse. Mis puudutab võib-olla seda õhkkonda ja siis nagu erinevaid sihtgruppe, siis see on tegelikult natuke nagu seotud sellega, et mis on meie infra seisukorda, et kui me vaatame nagu suuremaid mänge, suuremast aitasega tegelikult, noh, võtame Valek Ukraina, kui seal, ma ei tea, fännid on oma kindlas nurgas, siis nad tegelikult, nad võivad seal laulda ja hüüda ja, ma ei tea, meliseda ja suitsetada, mida iganes teha, niimoodi, et nad ei sega kedagi. Enamust aitadel paratamatult on see, et need aktiivsemad, emotsionaalsemad inimesed on kas tavainimestega koos, ehk siis ta mõjutab natuke muidugi rohkem ja seetõttu ma olen mingil määral nõus, et natuke need fännid kogu nii-öelda jalgpallipubliku nimel peavad ennast mingil määral võib-olla tagasi hoidma, et see
et need fännid ei teeks nagu vastutöönet sellele jalgpallile, et nemad oma käitumisega ei peletaks seda tavainimest eemale, et noh, näiteks ma ei tea, toon ka sihukese võib-olla nagu ühe halva näite, mis oli nagu selle sama loo nagu tagajärg, et Maksim Kalimullin tuli siis nagu oma võiduäravat tähistama, onju, ja noh, tema reageeris sellele laulule oma reaktsiooniga, meil oli oma reaktsioon, kus mõned õlled lendasid tema suunas, onju, noh, millega said tegelikult ka tavainimesed pihta vaata, noh, see oli õnnetu juhus, onju, lihtsalt seisid seal ees, onju, et see on selline nagu olukord, et mis tegelikult nagu, noh, ei ole hea olukord, aga mis lihtsalt võib tekkida selle olukorra, kui infra on selline, nagu ta on hetkel. Vaata, mis sa Kalimullinist arvad, on teil alliku staatuses teie ma räägin, igal teol on oma tagajärjed. Ma ütlen, et see olukord ei lõppenud seal. Okei, sellised nagu jalgpalli, mitte välised, jalgpalli kõrval asuvad asjad, mis on seotud jalgpalli. Konkreetselt mängudest ka just, ja me räägime ainult Kaljust praegu. Okei, see võit, mis te saite Harju vastu, no kui seal poleks olnud, siis oleks juba ilmselt täitsa tulekahju, on ju. Eriti selles voorus, kus kõik teised konkurendid ikkagi said oma võidud kätte. Ma pean praegu isegi Transide konkurendiks, sest et see muidu, kui see 4. koht hakkab ka nagu eest ära libisema, siis on ka nagu jama, on ju. Oli vajalik, aga kõik teised konkurendid, Levadiaga vastu kaotus, Flora vastu kaotus, Paide vastu kaotus. Okei, Paide vastu karikas võit selles mõttes, aga noh, see karikas praegu teie jaoks nagu tiitli mõttes super, aga noh, pikas perspektiivis on tähtsam olla praegu ikkagi kas või 4. on ju, liigas, parem veel kõrgemal. Nii et ma T-leerist sinu käest ma kuulen kogu aeg seda, ma ise ka ütlesin tegelikult märtsis, et Kalju, tegelikult mängupilt on okei. Aga mängu ajal Floraga ma tabasin ennast selliselt mõtled, et mulle tundub, et ta kuidagi kogu nagu Kalju see, noh, kõik inimesed, kes on Kaljuga seotud, on kuidagi liiga selles kinni, et tegelikult noh, et võimalusi on, aga nagu joppa ei tule ära või mis iganes on ei realiseeri, et lõppude lõpuks kõikide otseste konkurentidega te lähete mängima nagu te oleks Narva Trans, mitte nagu te oleks top tiim. Te lähete nagu ikkagi kuidagi kannatama, te annate mängu ära tahtlikult initsiatiivi. Sellega ma pole nõus, kuigi ütleme, et tolles mängus 60 minutis alates see niimoodi läks, selles mõttes ma olen sellega nõus, et seal siis läks juba kannatamiseks ja oli tegelikult raske, aga seal oli, ma arvan, seotud see väga sellega, et seal tehti tegelikult valed valikud, et valed vahetused, valed mängijad tulid sisse ja see muutis seda mänguplaani. Mis puudutab seda, et me läheme nagu mängima neid mänge, ma ei tea, nii-öelda underdogile, see lihtsalt on Kalju tugevused. Kalju tugevused ongi see, et sul on vaja seal Guilhermele tekiks ruumi ja ütleme, sellised head üleminekud, et noh, see on lihtsalt Kalju tugevused, et kui vastane pargib bussi seal, noh siis ega me kedagi nagu nii-öelda kuradi oma passidega seal üle ei mängi. Ehk siis ma ütlen, et sellest on taktikaline valik ja see on minu jaoks normaalne taktikaline valik. No selles mõttes, et Vaprus, Harju, kes ei lähe teiega esimest numbrit mängima, nendega teil tegelikult ju probleeme ei olnud. Et ma ei saa aru, miks, mina ei saa aru, miks tegelikult... Üks asi on murda neid lahti, teine asi on murda tugemaid. Minu meelest ka Levadia mäng näitas, kui te olite 2 taga ja läksite ründama, tegelikult teil on seda potentsiaali, mulle tundub, et te nagu hoiate iseennast tagasi, mulle üldse see ei meeldi. No. Et jääte liiga palju selles kinni, et need on meie tugevused ja tegelikult teil ei ole tugevusi ees. Okei, Guilhermeks teil ei ole enam seda kuradi tamme promist, kuidagi mäng ei evolutsioneeru teil lõppude lõpuks. Ma ei tea, noh, selles mõttes see liiga tase, mis praegu on, te võite ka top 3 sinna lõpuks saada, aga ma ei tea, pikas perspektiivis on siuke, noh, ma ei tea. Arengut ma ei näe igatahes, ei näe praegu arengut. No seal on mingid probleemid on ikkagi nagu seotud sellega ka, et see võistkond lõpuks sai ikkagi liiga hilja komplekteeritud, et mingid asjad nagu sellest tunnelevalt ka ei tööta. Ja pluss, ma räägin, need asjad omavahel on nagu seoses, nagu sul mingid ebaõnnestused tulevad, siis sul juba, tegelikult olgem ausad, see Flora mängu ikkagi väristati, ma arvan ka seal juba, et seal oli mingil määral, ei olnud nagu isegi nagu füüsiliste võimete küsimus, vaid see oli siuke, ma ei tea, emotsionaalne pool, ma arvan ka väga suurel määral. Mulle igatahes, ma tean, sa oled natuke teist arvamust, mulle esimese poole meeldis Flora rohkem näiteks, ma ei tea. Kuidagi Flora tuleb Hiiu staadionile ja põhimõtteliselt Flora on see, kes dikteerib seda mängu lõpuks. See, et te jooksite vahepeal kontrasse, see ei ole minu jaoks oluline. Kalju oli ohtlikum, ma julgen öelda ikkagi esimese poole. No teate, see on kogu aeg see argument, mis ma kuulen, Kalju ohtlik, aga lõpuks Flora võitis ja Flora võitis teenitult lõpuks. Vot see on nagu see, mis loeb, ma arvan, jalgpallis. No ma ütleme seda, et sellega ma ka nõus ei ole, et teenitult. Ma ütlen, see
see oli mänguliselt suures plaanis viigimäng. Pigem Flora mäng kui see, aga viikoks ka aus, jah. Jah, selles mõttes, aga jällegi Flora mängis Hiiul. No ütleme, teenitult ta võitis nagu ühes aspektis ainult, mis mulle nagu kõige rohkem tegelikult olles mängus haiget tegi, et see ebaprofessionaalsus, mis tegelikult sellele organisatsioonil ikkagi on, et kuidas see, võib-olla natuke hiljem puudutame tegelikult ühte teist teemat ka selle mängu, kuidas see 1-1 värav üldse tuli, kuidas see 2-1 värav tuli, siis see on see, mis nagu lõpuks maksab selle, et kui palju sa klubina nagu panustad asjadesse. Ma tean jah, millest sa räägid. Ma räägin palju diskuteerimisest. Ja ma tean, tegelikult seal on kogu kompott. Sul suke mäng, vastane tuli tagasi, vastane on ma ei tea, seal vist isegi vastu tuuldel natuke. Oligi vastu tuuldel. No mäng on lõpufaasis on ju. Esiteks teie väravat lööb lihtsalt niimoodi, et ta lööb auti selle palli. No täiesti. No ei tohi juhtuda, aga juhtub. No jah, juba see. Siis mis toimub on see, et teie pallipoiss ei loe üldse mängu, viskab ruttu selle palli kuredi Flora mängijale. No olukorras, kus oli 15-20 sekundit oli mängu lõpuni, mäng oleks ära tapetud selle samaga, et pall oleks kadunud olnud, oleks Floral 1 auto olnud ja kohtunik oleks selle ära vilistanud, oleks normaalses olukorras. Mul on just täpselt võrdlus selle sama nädal enne toda mängu oli siis Levadia Kalju, kus pallipoiste koostöös võistkonnaga tegelikult seda Kaljut tagasi sinna lõpuminutite mängu ei lastud. See mäng suretati nii hästi ära, et seda oli kohe ilus näha, et mitte kui Kalju fänni ei olnud ilus näha, aga seda oli nagu inimesele, kellele meeldib tark jalgpall, oli ilus näha seda, et kuidas Levadia pallipoisid aitasid Levadia selle mängu võita. Ja see ongi see, miks Levadia on professionaalne klubi igas mõttes ja Nõmme Kalju teatud kohtades ikka lonkab väga tugevalt jalga. No vot, et ühesõnaga, aga nüüd tegelikult on iseenesest okei seeria, jah, Transvõrsil on muidugi tore alati kuhu minna, eriti praegusele Transile. Samas see Trans kodus võtab punkte, on siuke jälle klišee, mida nad ei suuda isegi ka sel aastal väga nagu, ütleme, Kalevile 1 värav ja Paidele 1 värav, 2 väravat 4 mängust. 2-1-0 võitu ka, aga tegelikult lihtsalt see väljak on nii sitt kõigi jaoks, et sealt võib see on juhuslik mäng on see jalgpall seal Narva Famale. Absoluutselt. Aga ometigi esimene ring me toppisime nii palju mänge kui võimalik sinna Famale. Ja top 4 tiimist arvu ära 1 tiim, kes ei mängi Famal, vanal Famal. No ju see Flora on siis. No ju see Flora on, jah. Aga see on juhuslik, ma arvan. Aga üks asi, mis ma tahtsin tegelikult selle Kalju Floraga veel rääkida, me hakkame siin hiljem ühte toredat Ekspressi artiklit ka kindlasti kajastama, aga natuke lihtsalt selle mänguga sidudes, et väga tore, et seal 2 päeva enne mängu tehakse üks artikkel, ongi vaja teha, aga mõtlesin kohe, kui see artikkel tuli, et mis nii-öelda suunised või mõtted annab see sellele kohtunikule, kes seda mängu teenindab. Sest on tähtis mäng tulemas, väga tähtis mäng oli mõlemal võistkonnale tulemas ja seal ei olnud reaalselt võimalik minu meelest head vilet teha. Seal on samamoodi, et Karl Koppe, kes oli siis mängu peakohtunik, kes sai ka just rahvusvahelise taseme kohtunikuks, on nüüd küsimuse ees, kui ta helistab Kaljut, see on alateadus, kuidas nagu võiks inimese nagu psühholoogia töötada, kui ta helistab Kaljut, äkki läheb mul niimoodi nagu Frisseriga läks, kui ma helistan Florat, siis ma olen jälle järjekordne koer, kes töötab selle süsteemi heaks. Ehk siis, lõpuks midagi juhtus niimoodi, et tuli väga üks soodne otsus, tuli Flora kasuks jälle, millest löödi värav. Ma arvan, on võimalus ka lihtsalt adekvaatselt vilistada, selline võimalus on ka olemas. Ei ole olemas sellist võimalust. No ma tean, Hiiul ei saa ükski kohtunik adekvaatselt vilistada. Kuule ilma naljata, reaalselt ma võtan sulle eelmised 10 Flora Kalju mängu, mingi julge 6-7 on sellised mängud, kus on mingid väga kaheldavad otsused lähevad või 50-50 otsused või siis nagu väga selged eksimused lähevad Flora kasuks ja paraku need alati määravad tulemust. Ma ei ole valmis diskuteerima, sest see vajaks ilusti süvenemist. Ma ei välista, et see on nii. Ma lihtsalt ei ole valmis diskuteerima seda teema. Kuigi tuleb tunnistada muidugi, et ma küll pole üle vaadanud, aga kõik inimesed, keda ma usaldan, kes on seda vaadanud, et Kaljul tegelikult jäi punane kaart ka tulles mängus andmata. Selles mõttes ei saa nüüd öelda, et kõik konkreetses mängus läksid nagu Kalju vastu, aga kui sa hakkad 18 meetri pealt annad ikkagi täiesti vale karka, paremat kohta sisselöömiseks ei ole ka. Seal muidugi, ma ei viitsi praegu rääkida, kas oli viga või mitte, aga tegelikult Maarin ka lendas, seal ei olnud vaja lennata üldse. No mängija võis targemalt tegutseda, aga mingit viga seal ei olnud. Üldse ei olnud vaja lennata seal niimoodi. See selleks. Räägime kohtunikest. Kuredi Eesti Ekspressi artikkel avaldab, taaskord meie fantastiline jalgpallikogukond on vaid, nagu kedagi huvita.
aga me räägime ikkagi, no tegelikult ei, inimesed ikka rääkisid, aga nagu skandaali sellest ei tulnud. Sest et meil on kõik timmis, ei ole vaja mingit skandaale meie ilusale ja steriilsele jalgpallikogukonnale. Aga me räägime ikkagi sellest. Nii, point on selles hästi kiirelt, et Juri Fischer läks siis, ma ei tea, kas ta ise läks, no ilmselt ju kuidagi ise läks, vihjas on ju, et tema enam kuidagi ei saa vilistada mänge, kuigi Juri Fischer mõnest top 3 kohtunik vähemalt oli 2 aastat tagasi. No ta oli rahvusvahelise kategooria kohtunik, ehk siis sellest tulenevalt ta juba Eesti top kohtunik. Ja siis järsku nagu mänge hakanud tulema ja siis ta paljastas kõik, mis paljastas, aga rääkis, seal on paljastust, need olid tema sõnad, et kuidas nagu Aivar seal helistab, et kuidas kohtunike osakonna juht siis või Hannes Kaasik ei julge ise talle midagi öelda, et saadab jälle Aivari juurde ja need kõik dialoogid, mille üle on juba nalja tehtud siin, oi kui palju. See väga lendlev lause, et sisimas hinges sa oled alateaduses. Ja, aga sa ei tea seda. Vaat, mida sa ei pruugi teada enda kohta, aga alateaduses võid olla? No ma olen ikkagi Flora poolt võib-olla. No ma arvan, et ma olen tegelikult Flora poolt. Vaata, kus ma kaitsesin Florat üldse. Ma arvan, et ma lihtsalt ei tea, ma olen tegelikult Flora poolt. Aga okei, ärme kaldu sellest tegelikult jumala tõsisest teemast. Minu arust see on nagu järjekordne täiesti tõsine teema, mis läheb täiesti fookusest välja ja minu meelest kogu see skandaal selle asja juures ei olegi niivõrd, et mingi kohtunik kõrvaldati mingisuguste otsuste vastu, mingi klubi poolt või klubi vastu. Põhiprobleem selle juures on Eesti Jalgpalliliidu presidendi sekkumine. Reaalselt see on nagu esimene probleem. Eesti Jalgpalliliidu presidendi sekkumine olukorras, kus ta on ikkagi väga selgelt ühe juhtiva klubiga seotud, on see... No see on veel lisa... Ei, see ongi tegelikult see. Vaata, me oleme ka siin pikalt rääkinud sellest. See, kuidas toimub Jalgpalliliidu juhtimine isegi tegelikult, see selleks hetkel, ma arvan, see isegi praegu selles küsimuses nii suur probleem ei ole. Minu jaoks see probleem number 1. Seesama huvide konflikt ja nende ohud, millest me oleme siin ka aastaid rääkinud, praeguse olukorras lööbki kõige paremini välja. Et minu meelest see, kui näiteks tavalises organisatsioonis, ma ei tea, kas ju alaliidu juht annab mingid oma osakonna töötajatele mingid mõtted, kuidas ta asju näeb. Ma seda nagu isegi ei näe nagu probleemina, aga ma näen jõhkra probleemina olukorras seda, kui ta annab neid signaale samal hetkel olles tegelikult jätkuvalt, küll mitte ametlikult, aga sisuliselt Flora tegelik juht. Ei, ma olen sellega nõus, aga ma ei ole nõus, et sa tasandad seda, et Aivar Pohlak helistab, isegi kui ta oleks super neutraalne inimene, kuradi ingel ise, siis ma ei oleks isegi sellega nõus. See näitab tegelikult, miks need kõik asjad valesti on. Sul on esiteks, ja see näitab, miks on vaja tegelikult premium-liigat kui sellist, on vaja eraldi organisatsioonina või eraldi nagu struktuurina, kus Jalgpalliliidul võib olla mingi osa häältest või osa nagu otsustusõigustest, aga mitte täielik kontroll selle üle. Jalgpalliliidu nagu kohtunike kõrvaldamisega tegeleb kohtunike see juht on ju. Suhtleb ta Jalgpalliliidu presidendiga antud juhul selleks, et lihtsalt vaadata, kuidas asjad toimuvad, et selgitada otsuste tagamaad ja nii edasi. Ma kiirelt segan siis, ma siis ei mõelnud seda, et kohtunik peaks suhtlema, ma ei tea, alaliidu presidendiga, vaid ma mõtlesin seda, et president suhtleb kohtunike osakonna... See on okei, see on täiesti okei, selle, et me päris debiilid peast ei ole, et see on nagu jumala okei on ju. Aga see, et see osakonna juht jäetakse vahele ja Jalgpalliliidu president suhtleb kohtunikuga, no see see näitab seda kultuuri, et jätkuvalt mitte ükski inimene, kes on pandud nii-öelda kindlasse rolli, kus tal on oma nii-öelda tööülesanded, tegelikult neid tööülesanded, ma ei tea, kas ei taha, julge, ei soovi täita, ehk siis väga lihtne on delegeerida neid kõik ülesandid ühele inimesele, nagu Eesti jalgpallis tihtilugu on. Aga selles mõttes, et ma ei tea, vaata, me rääkisime, Juri Fischer siis nii-öelda kirjeldas siis ümber seda Aivar Pohlaku nagu sõna, et alateadvusest ta on siis Levadia poolelt, siis mina ka siin nagu selles küsimus, nagu ma ei kahtle selles, et see olukord minu jaoks ei ole niimoodi või ma arvan, et see ei ole niimoodi, et Aivar Pohlak läheb pilkult öeldes Hannes Kaasiku juurde ja ütleb talle, et kuule, nüüd tuleb Juri Fischer tuleb kõrvaldada, et see mees on Levadia poolt, vaata, mis ta siin on teinud, et me ei saa lubada seda. Arvan, et see ei ole niimoodi, aga see ongi täpselt see, mida minu meelest Aivar Pohlak teeb ise, mida ta süüdistas Juri Fischerit. Ta alateadvuses annab signaalid. Ta räägib selle Hannes Kaasikule, Flora presidendina või siis Flora nii-öelda töötajana, tegelikult isegi, ütleme, Flora töötajana on isegi täpsem nagu määratlus. Kuule, oled tähele pannud, siin mitmed otsused, tähtsad otsused on läinud Levadia kasuks. Siin tuleb midagi tegutseda. Ja kui me oleme arvanud, see on nagu jalgpallikultuuris, et ühel mehel on selline väga suur roll inimesi mõjutada,
siis paratamatult ta paneb selle kohtuniku mõtlema, ta paneb selle, ma ei tea, ajakirjaniku mõtlema oma juttudega, mis ta ongi ja vot see on alateadvusega mõjutamine. Ja üldse nagu, minu arust see kohtunik on nagu selline üldse mingi, seal peab olema määratletud mingi periood, kus sa minu arust alates sellest, kui on teada, mis kohtunik, mis mängu helistab, sa lihtsalt ei tohi talle helistada. Minu arust mitte ükski klubiga või ainult osakonna juht vaata võib, kui midagi on vaja siia-sinna nagu rääkida jalgpallist. Ma ei saa, mul plahvatab alati pea. Ma ei saa aru, kuidas me lihtsalt kannatame seda, vaikselt kannatame, et Aivar Pohlak helistab kõigile alati, et see on nagu vaba voli, tee mis tahad, see ei ole normaalne, lõpetage ära, pane kuradi telefon ära sealt. Kuigi see vist oli niipidi ka, et Frisser ise võitis seal mingi nurga alt isegi Aivar Pohlakuga ühendust. Ja see ka ei ole normaalne, et meil ongi, et me oleme ära normaliseerinud selle, et ma helistan siis ja nii, ei ole vaja helistada. Kuigi mingis riigis minu meelest oli niimoodi, et kohtunikud olid mingis Euroopa riigis, no tegelikult ju Albaania. No ütleme pilku öeldes Albaania, Kreeka, Küpros, mis iganes. Et kohtunikud olid salastatud kuni selleni hetkeni enam-vähem, et kui ta tuleb nüüd mängule, et ei saaks neid mõjutada. Aga see on muidugi tõsine probleem. Aga mis oleks nagu huvitav, vaata siin, et üks asi, mis ma nagu ajakirjandus jätan nagu, viskan nagu nii-öelda kinda siis või ütleme, mida oleks tahtnud näha nüüd suure kompanjooni ikkagi Viktor Levada mõtteid, et kuidas nagu arvab. Aga vaatame tagasi. Mäng 2 hooaega tagasi. Levadia Vaprus, mäletad seda mängu ju? No ikka mäletan. Nad olid seal punktis, Levadial oli vaja võitu, et edestada Florat edasi on ju. Seal oli täpselt ja siis selle viigiga põhimõtteliselt Levadia kaotaski selle tiitli lõpuks. See on arusaadav, et ega Levadia liiga hästi see mängi mänginud, see oli kõik oli selge ja seal vist enne veel nad kaotsid teile ka 4-3 sinas, aga see mäng, käemoment selles, peakohtunik ei näe, varre ei näe. Käsi oli kastis, Vapruse mängijad, penalti, huvitavat, kusjuures väga huvitavat pärast seda hooaega järgmisel hooajal sai Levadia iga käepuude vaadati nagu 4 korda üle. Aga seal oli lihtsalt siis Frisser pandi rohkem Levadia mängudele. Sellega ma kiirelt ütleme, selle nurgalt ma olen nagu nõus, et see Frisserit tegelikult tagandame mingitest Levadia mängudest või üldse siis võib-olla nendest tippmängudest. See nagu ei pruugi isegi nagu otsuse nagu vale olla, aga see, kuidas see olukord on nagu tekkinud, et kelle mõjutusel, see on nagu totaalselt vale. Jaa, ma räägingi täpselt, et sellest artiklist tulebki välja, et Hannes Kaasik on palju kriteeriumidega, me neid ei avalda. Mis kuradi, tere tulemast FBI saladuste kamber on ju. Mis kuradi salakriteerium ütle, et siis vigade arv on ju, või mitte vigade arv, aga nagu eksimuste arv. Ma ei tea, mis kuradi kriitiliste eksimuste arv, mis iganes suhtlemine kaaskohtunikega, mis iganes on ju, et ilmselt on ka mingid füüsilised parameetrid, et ma ei tea, kas neil on need nutikellad. Ei, need on füüsilised testid, mis nad peavad tegema. Pulsikellad ongi, see ei vasta. Kõikide nende parameetrite järgi, kui olekski Hans Käsik öelnud, kuule, praegu jääd joone alla, et mingisugune Karl Koppel, see Kaivo on sinust kõrgemal ja ongi nii, see on hästi lihtne. Selle asemel on kuradi Hannes Kaasik nagu oma selles, mis see Ville peale, Ville peale, helist Aivarile, kuidas see toimib meil? Ja tegelikult see on, ja nüüd laiemalt mõelda, see on tegelikult suur skandaal, nagu normaalses jalgpalliliigis oleks nii suur skandaal, et ma ei tea, liiga vist pooleli oleks jäetud, aga seal oleks ikka suur. Aga sa jõudsid nüüd selle Kristo Küljastinini mänguni ja tema edasiste teenindamiste koha pealt, siis ütleme, mul on veel mõned kohtunikud, kes on mulle nagu silma jäänud tegelikult ikkagi nagu regulaarselt Flora helistamisega. Minu jaoks ongi nüüd küsimus, kas siis alaliidu presidendilt tulevad vastavad signaalid ka kohtunike komisjoni, et mõni mees kahtlaselt palju on Flora kasuskotsujaid teinud. Millegi pärast nagu ei näe, et neid mehi kuidagi kõrvatatud oleks. See on nagu see väga suur probleem siin. Vot, et tegelikult see on lai teema, sellest saaks väga palju rääkida, aga ma arvan, et lihtsalt see nagu ei ole okei, see on üks jälle mingi 100 episoodist, mis ei ole okei, mis on väga tugevalt vastu normaalsele juhtimisele, normaalsele jalgpalliliidu juhtimisele, ongi kõik. Ma ei oska seda muud moodi öelda, mul on kahju, et see jääb lihtsalt, võib-olla see sellepärast natuke varju, et Pohlak võitis selle mingi, mis asja, mitte võitis, ega ta valiti täitevkomiteesse. Ma mõtlen nagu... Aga võitiski, kuule võitis ju mingi 16 000 kuus või? Ma arvan,
tegelikult sellest tahaks ka kunagi kuulda, et mis Pohlaku mingid, mida ta hakkab, kuidas ta siis hakkab. Kusjuures vaata, eelmine nädal me siin natuke arutasime selle koha pealt, et me ei ole nagu aru saanud, et mis need ülesanded või mis ta see... Tundub, et ta ise ka ei saandki aru, et... Ja pärast ka nüüd küsiti, nüüd ta osutus valituks, ajakirjanikud küsisid ka siis või ta ise küsis enda, kes ta ei tea. Ma räägin läbi ülemusega. Kuule, kuidas vend ei teadnud, et palka saab, mis on kõige haigem bluff, mis maailmas on, et kuradi siin ma ei viitsi üle naljaga teha enam. Vend ei tea, mida tegemagi hakkab, mis ta ideed on. Kuule, aga tegelikult kõik asjad lõpuks klapivad. Ta istub UEFA juhiga, UEFA juht ütleb talle, mille ta peab tähelepanu pöörama. See oli mingi juhtimiskultuuri parandamine või mingi suke asi oli seal küll kuskil sees. Ei no täpselt, et siis ma arvan, et ongi, et see vertikaalne juhtimine, see sobibki. Nali naljaks, nüüd on Eesti jalgpall UEFA-s sees, et nüüd hakkab minema. Ma räägin, ma tahaks teada, mis ta seal teeb. Et me siin hästi palju kritiseeritakse Ragnar Lavan, mis su programm on. Aivar, mida sa tegema hakkad UEFA-s? Palun, tegelikult, kui sa ise teada saad, siis anna meile märku, et ma loodan, et see ei ole nii salajane. No, ma teen kohe ennustuse, et mis aasta meil siin olla saab mingi, ütleme 2040 umbes midagi sinna kanti, tuleb EM Eestis, Soomes ja Rootsis, kui midagi sihukest, et meil on nüüd 40 000 täidata vahe siia. Seda kindlasti on vaja. See, ma arvan, et on absoluutselt vaja. See võiks see suur siht olla meie jalgpallis, mis meil puudu on täpselt. Vot, nii palju sellest räägime sellest, mis tuleb. Enne tuleta meelde, et meie peasponsor on EpicBet. Istume nendest fantastilistest, nendest järgmine nädal ma panen särgi. Täna oli ikkagi jõhkralt külm, ma ei tea, aga järgmine nädal ma tulen särgiga, EpicBeti särgiga. Ja siis on see... ma tahtsin, mis ma tahtsin... mulle EpicBeti lüüksid püsid parem, no. Äkki Speedod? Speedod, jah. Kuradi tagumiku peal on EpicBet. Ma saan tali suplemisel siis seda levelina. See oleks küll. Kas sa tahad, et see EpicBet oleks ees või taga? Vaata, kunagi oli mingi võrkpallitiimil oli mingi kondoomi reklaam oli vist üks eespool, et ma arvan, see oleks väga suke adekvaatne. Kui EpicBet inimesed meid kuulavad, siis pange tähele. Aga mis ma lihtsalt tahtsin öelda, et EpicBetis on juba varsti aasta on EpicBet vana ja terve selle aja olnud uutele klientidele spordiboonus 100% kuni 200 €. Ehk siis need, kes esimese sissekande teevad, on 100%. Päris tegelikult, pole kunagi seda öelnud, aga tegelikult see on päris... See on väga aus pakkumine, jah. Konkurentidest parem. 6 korda peab läbi mängima minu arust koefitsiendiga 1,6, et suke normaalne start. Ja Mount Epicus, oled sa jõudnud esimesest mängust kunagi? Mul on 2 on siiamaani rekord veel, et üle 2 ei ole saanud. See on karma sellest, et sa ei jaga mitte ühtegi või seal... Ma tahan olla see glamuurne vend, kes ütleb, et tuleb kuskilt nurga tagant, kuule, nüüd mul on see 6 pakkumine, aga ei ole veel tulnud. Et olla glamuurne vend, sa pead olema glamuurne vend, ära ole see, kes sa ei ole. Okei, nädalavahetusel, sa lähed Kuressaarde või? Ma teen seal otsuse nüüd siin lähipäevadel. Millest see otsus sõltub? Puhtalt emotsioonidest, et... Mida need emotsioonid, kuidas need võivad... Kasutades sinu legendaarset lauset, et jalgpall on suures osas meelelahutus, siis ma ei ole see aasta meelelahutust veel tunda saanud, et ainult negatiivsed emotsioonid on mind vallanud, et... Mulle tundub, et kui see kohal ei ole, siis mõiskab mind paremini ka. No, absoluutselt, ma olen nõus ohverdama nagu tulemuste nimel, et ma võin kõik mängud, kui nad võidaksid nagu ühesed. Kuule, äkki on see ka, et vaata, kui me üldse kõrvaldume Eesti jalgpallis, äkki Eesti jalgpalli hakkab paremini minema, ma olen nõus kahekesi ohverdama. Ma oleks vabalt nõus ohverdama. Et kui oleks teaduslikult tõestatud, kui me tribüün kaob ära, me kaome Eesti jalgpallist ära, siis hakkab ülejäänud ülesmäge minema. Ega tegelikult sellel on nagu mingi tõepõhi võib olla, et me loome ju mingid negatiivsed kuvandid siin asjadele. Absoluutselt, me ainult kritiseerime, näeme ainult negatiivsed asju. Nii et okei, tegelikult jah, seal suht külm võib olla Kuressaares, jah, aga kunstmurm peal on ka okei. Aga no suurim mäng on kindlasti Levadia Flora, mis algselt pandi, ma päris täpselt ei tea, kuidas nad arvasid, et see võiks toimuda ikkagi aprillis, sest et meil oli tegelikult väga soe märts, isegi vaatamata sellele need treeningväljakud ei saanud valmis. Aga no, toimub Sportlandil, pole esimene kord. Levadia Flora, mul väga suure huviga ootan, võib-olla isegi peab pileti varakult ära hankima, sest et ei pruugi jätkuda. Ei mahu sinna Sportlandile üle, palju sul on 1400 või? 1200 oli vist? Ei, isegi mingi 1000, jah, ütleme 1100 pakkus äkki, aga ma pole... Aga selles mõttes, et... Ei, ma arvan, et see on 1200, kuule seal on olnud publiku numbrid 1400, nii et ma... On olnud. Ja seal on vaata mingid... Sain aru, et Levadia üritab vist ka luua mingid lisatribüüne sinna kuskile veel. Ma tahaks küll... Ma tahaks näha, kus see välja teeb seal säästusektori ette vaata. Aga ma ütlen ülikuul vaata, mulle nagu jõhkralt meeldib see, nagu see
Levadia mõtlemine nagu selle nurga alt ka, et me kõik oleme seda kritiseerinud, et sportandil ei saa mingeid üritusi teha, ja ongi kehv teha, onju. Nad üritavad nagu selles mõttes ikkagi mingeid nagu kastist mõtteid välja nagu tuua, et äkki saab midagi ikka ägedat ka seal teha. No. Ei, ma arvan, et tuleb täistripka tuleb vaatamata halvale ilmale, ilma ennustusele. Ilmselt A. Le Coqil tuleks isegi veel rohkem rahvast. Ma ei tea, kuidas nad nüüd selle turna, seal mingi laste turna oli, võib-olla nad siis nii palju ei pushi seda seal laste turna jaoks, et muidu on liiga palju suvalisi lapsi vaata, et aga no, eks ikka mingi osakaal sellest lastest on. Ma arvan, et nad saavad okei elamus isegi ja ma arvan, et mänguliselt tuleb ka väga hea mäng. Praegu ma julgeks isegi niimoodi, ma julgeks nagu kindlalt raha panna, et vot Levadia võidab Florat, ma julgeks praegusel juhul. Levadia on kindlasti favoriit ja nad on tugevamad, aga see minu jaoks oli Flora isegi nagu pärast neid 2 esimest vooru on isegi üllatavalt kiiresti toimunud sellest kõigest. Nõus ja mina olen alati seda meelt olnud, et mina usun sellesse derbi põhimõttesse. Eelmast ei olnud ka, vaata, eelmast oli Levadia tugevam ja ei olnud üldse lihtne. Ma räägin, et need derbid on igal pool mujal maailmas on ka niimoodi, et see võistkonna nagu tegelik tase ja vorm ei pruugi üldse sellega mänguga nagu kooskõlas olla, et seal võib tõesti kõik asju juhtuda. Vot ja oota, kas ma näen kuradi praegu üks juures ei näegi. No ma arvan, Levadia tuleb umbes mingi 1,8 favoriit. Huvitavat just sellel mängul ei ole kohe praegu. Aga noh, see selleks 1,8 midagi sellist. Ma ütlesin ära Epicbeti töödele, et nad võite panna 1,8 Levadia võitu. Jällegi. Me näid Epicbeti inimest kuulavadki, nii et selles mõttes. Aga jaa, just nagu need viimaste mängude osas, et kuidagi nagu see Levadial me rääkisime ta kaitsest, kaitseliinist, aga tipuründajad ka ei ole. Ei ole vaat sukest, praegu ei ole kedagi, kes kerkiks esile ja otsustaks mänge. Erinevatel hooaegadel oli vahepealt Kiiri võttis enda peale 2 hooaega tagasi, eelmine hooaeg oli Musaba alguses, siis oli Joao Pedro ja nii edasi. Ei ole sukest venda, et nad söödavad hästi, keerutavad, on tublid, aga nagu konkreetsust on väga vähe. Jaa, aga tead, siin ütlen mina, et minu meelest Levadia nagu mängib selles plaanis nagu taktikaliselt valesti, et nad üritavad seda palli nagu ülekaale tekitada sellega, aga seal on nii palju seda individuaalset klassi, et nemad võiksid mängida nii tõesti nagu, ma ei tea, Real Madrid oma parematel päevadel, et mängi lihtsalt selle individuaalse meisterlikkuse peale. Anna nendel mängijatele no liigas küll, jah. Ja ma räägingi, et Eesti liigas. Ja sa saad teele pealt, saad need punktid palju kergemini kätte, kui see, et sa üritad seal mingit tihti nagu kehvadel väljakutel kombineerida ka olukorras, kus sul tegelikult tõesti seda nii-öelda, ütleme, liiga mõistes nagu totaalselt liiga parimat ründajat ei ole ka. Vot, ja ma usun, et võib vabalt näiteks Viiki jääda see mäng, vabalt võib Flora ka võita, et eriti kui Flora näiteks peaks juhtimine, ma arvan, et ei ole Levadial kerge murda neid. See on minu ennustus. See mäng võib igati pidi muidugi minna, aga lihtsalt süka on foon praegu. Ja võrdse mänguga derbi on ju alati parem derbi, kui on ühepoolne derbi. Ka väga õige põhimõte. Õiged mõtted on ju. Ühesõnaga, et see on juba vist 100 mitmes, enne aasta oli 100, et siis mingi 105 või? 104 või 105 vist, jah, äkki. No see on suur mäng, eriti minu meelest viimased 2-3 aastat on kuidagi seda eriti suureks suudetud tõsta, mis on hea, mis on positiivne Eesti jalgpallis, et nii Levadia kui isegi Levadia üritab rohkem antud vallas kuidagi, ma mõtlen nagu publikuga ja nii edasi, et teha sellest mängust nagu üritus, mitte ainult, et see oleks üks mäng, et väga meeldib, ma igal juhul üritan ja Mario ei lase valetada, laupäeval kell 7 pidi ju kõige parem aeg üldse mänguks olema. No absoluutselt, kui nüüd natuke ilmataad ka järgi tuleks, et seal õhtul väga külm ei oleks. Nii et jah, et mina soovitan kõigile võimalusel ikkagi külastada see mäng. Naudite kindlasti. Mis veel ootab meid ees see nädal? Kuressaare Kalju. Kuressaare Kalju, no teie jaoks 3 punkti vaja võtta, ega seal muud vaja lihtsalt tagasi tulla 3 punktiga. Ja vaatame siin eelmine nädal ütlesin ka, et see Flora mäng on nagu make or break it mäng ja vahe on hetkel Floraga 6. Et tundub väga palju, aga Floral on siin mängi mõtte Levadia Paidega, et võtad oma kohustuslikud võidud ära ja on tegelikult juba mäng on täitsa okei jälle. Ei, selles mõttes küll, lihtsalt Flora ongi, nad kaotasid punkte Vaprusele. Et see on see nagu, te kaotasid Tammekaga, aga teil on Transiga veel ees. Trans ei ole nagu, tegelikult Trans ei peagi kedagi keerutama. Trans teeb täpselt seda, mida ta ilmselt pidigi tegema, et selles mõttes 0 pretensiooni. Trans
Kožuhovskil ei ole väga vahet, kas ta võidab 1-0, 2-0, 3-0, punktid. No nagunii kõik on libedad seisud, et see on eriti 3-0. See on see, mis Trans on tegelikult eelnevatel hooaegadel ju vajaka jäänud, vaata. Algus on alati see hästi keeruline algus ei suudeta, tegelikult tavaliselt on Trans hooaja keskel tugevam, kui ta on hooaja alguses. Aga see oli eelnevate treeneritega midagi, kuidas Kožuhovski. Pole ta pigistab neist vara kõik välja. Harju mängib siis meil kellega, kurat ma ei mäleta enam. Sest et... Tammeka Trans oli Harju meidi mängimas... Paidega, jah. Paide on teine asi, mis... Minu Paide on liiga palju punkte praegu, et see ei vasta praegu sellele, mis peaks. Aga samas jälle 1-0 tuleb ja eelmise hooaja Paide oleks juba kindlasti viimast kahest ühe vähemalt ära mähinud, vaata nüüd kuidagi pidasid vastu. No, täpselt, see ongi, vahet pole, kas me räägime siin sellest Paidest või Levadiast, Levadia vaata on ju võtnud mingi 3 mängu. Kas nad on kõik mängud, kas Levadia on võitnud kõik mängud ühe väraga või? Ei, vääralt Harju. Pärast Harjut. Aga äkki see on vist. Tammeka oli ühega, Kalju oli ühega, Trans ühega, Vaprus ühega. Mingi mäng on veel. Ja nüüd see viimane oli ka ühega, Kuresega. Jah, Kurega ühega. Pluss vaata mingi 3 mängu enam-vähem, ma ei tea, mingi 88 pluss tulnud ja Transi vastu oli ka mingi 75. No penaltist 75, jah. Et tegelikult aga räägin, see ongi lõpuks kvaliteedi märke, et ka need parimatel päevadel, ka kõige mitte parima mänguga, sa lõpus ikka kuidagi saad selle palli võrku, et sama on Paidega tõesti, et sellega ma olen totaalselt nõus, et Paide eelmise aastaga areng on selle koha pealt, et mänguliselt mitte mingit arengut ei ole, et võib-olla isegi kehvem on, kindlasti kehvem kui hooaja teine pool eelmine aasta, aga sul ei tule enam lihtsalt väravaid väga ei lööda sulle ja see ongi juba väga kvaliteedi märk. Mina kui fantasy mängija, kuradi Sten Reinkord, nii valus on vaadata seda meest hetkel, et ma tean, et on natuke rohkem võimeline, aga vist läheb vahetusse. No tuleb teha ise õigeid valikuid. Ei, mul on see aasta juba kõik, loodan äkki mõne vooru võidab, et esimest 6 vooru täiesti mööda kõik ja seal, kus võiks jopata joppa ka, vaata, kõik on täiesti tuksis. See selleks, aga jah, seda Reinkord ei vea kuidagi üldse seal ründas, et ma räägin, see, mis ta mängib, see, et nad on 11-kesi koos Reinkordiga või 10-kesi ilma, et täpselt sama tegi välja lõpuks. No, ei saa küll nõus olla sellega, mäng ikka selle punasega ja asjadega muutus ikka eile päris tugevalt. Kus juures, täitsa ausalt öeldes sulle, mängu esimest 15 minutit, jah, Vapruses on midagi ära, aga pärast seda ei olnud. Ma ei saa küll öelda, et seal Paide domineeriks või midagi. No, ma teist poolega just 11 versus 10 vaatasin, seal tegelikult oli ikkagi... Seal teise poole algus oli kuidagi tundus, et Paide niimoodi küll vastu ei pea, aga siis midagi nad nagu tegid või võtsid ennast kokku ja siis tegelikult Vaprusel, viimast 3 minutit tegelikult Vaprusel ei olnud midagi ohtlikku. Seda küll. Vot, ja Tammeka Trans on ka veel. Tammeka peaks hakkama punkte võtma vaikselt, sest et nad ju hetkel 4 punkti peal. Et ei ole enam nagu nälja. Et nemad ju mäletavad 2 aasta tagant, et kui sa punkt algus ei võta, siis võitled püsima jäämise nimel. Ei, ma räägin selles mõttes, et see, isegi kui nad siin tavaliselt punkte ei võta, siis neid see ei ohusta mitte mingi moel. Tammekal on suur probleem kaitseliin, suur probleem. Kui seda pidama ei saa, sa ei hakka väga palju punkte võtma ikkagi. See Oskar Pašerik ei ole nagu nii üle, et nad nende pealt hakkavad... Ei, nende Kalevite ja asjade vastu nad võtavad selle pealt punkti ära. Kalev ka areneb. Aga see selleks, et Kalev olid väga tubli tegelikult Kuressaare vastu. Siin on mitmed kiitnud, ma olin ka nagu, mis toimub. Kalev oli ohtlikke momente, ma arvan, mingi 3 korda rohkem kui Levadia Kure vastu. Ma vaatasin, kui see läinud highlightid üle, et totaalselt nagu teenitud tundus selle põhjal. No totaalselt üle sõid. No muidugi ma arvan, et Kure Kalevi vastu ja Kure Leva vastu olid erinevad häälestused ja kõik asjad, aga mis on muidugi minu see veider, et mida ma olen tihtilugu Eestis nagu täheldanud, et välismaal, ütleme, suurtemates liigades minu see niimoodi ei ole, et seal, kui pilkult öeldes tabeli viimane mängib tabeli esimesega, siis tihti lugu, mitte et seal antakse nagu mäng ära, aga saadakse aru, et seal tegelikult tõenäosus midagi kätte saada nagu päris väike, et pigem keskendume siis omasuguste mängudele. Küsimus on prioriteetides. Ja see ongi prioriteetidega. Räägin, kui ma oleks nagu Kuressaare peatreener, siis mul prioriteet number 1 oleks Kalevi vastu mängida, mitte mingi Levadia vastu, et kuidagi läks nagu totaalselt teistpidi ja Läks lappesse, jah. Nüüd, Kure on üks neist tiimidest, kes vaata Trans on mänginud 4 kodus ja 2 võõrsilega, Kure on mänginud 4 võõrsilega. Ma sain alles nüüd aru sellest, et miks Kuressaare prioriteet number 1 Levadia oli.
okei. Ülevalt poolt tulid alateadvusesse mõtted. Ei no, kui sa tahad abi saada, siis peab vastavalt talitama. Sa ju ka vahepeal ütled EpicBet, et mingi sponsorraha tuleks. Vot, on meil midagi eelolevast. Tegelikult seda tahaks ka mainida, et no muidu keegi arvab, et ma olen sellega leppinud, ei ole leppinud 17.30 algus tööpäeval, no vabandust, mul lõppes koosolek mingi 17.37, midagi sellist. Ja no põhimõtteliselt, ja siis ma korra avasin selle Fama mängu ja seal on ju see õhtuse päikse see, kui paistab, sa ei näe mitte midagi ülekandest. Ma panin lihtsalt kinni, ma ei taha kuradi oma aega sita peale kulutada. Läksin jõusaalis on see YouTube, vaata, panin Levadia Kukure mängu ja Moblast vaatasin naiste koondismängu. Et see Fama mäng minu jaoks on, ma ei tea, mis seal toimuski. Väidetavalt löödi ilus ära. Okei, kaks muud siis suunda veel. Eesti futsali liigas on selgunud finalistid. Palju sa futsali oled jälginud see aasta? Mäng ei ole jälginud, aga selles mõttes nagu tulemusi ja asju ma ikkagi vaatasin, et ma saan aru, et ikka päris suur nagu üllatus selle nurga alt tuli, et Narva finaali ei saanud. No Narva oli ikkagi põhiturniiri võitja. Narva mängis hästi, ma ei saa öelda, et ta oleks pidanud Punkeri vastu võitma selle finaalseeria, aga kindlasti oleks nad tahtnud ja ma arvan, et selline neutraalne inimene oleks oodanud. Ilmselt paberil jah, et oleks pidanud saama. Aga see mäng, see otsustav poolfinaal Ravensi vastu oli täpselt see sama päev, kui oli Kalju Flora. No see oli mängude mäng lihtsalt, ma panin umbes teisel poole peale ja Ravens nagu juhtis 3-0 seal vist 4-1, lõpuks tuli 4-4, siis lisaajal Ravens läks jälle juhtima, jälle Narva United viigistas ja no see publiku arv oli ju suurem kui, kas umbes sama suur kui tegelikult, no mitte sama suur lõppkokkuvõttes oli Viial Premium Liiga mängul ikkagi suurem, aga see melu, mis Narvas oli ja see oli ju samal ajal kui Transi mäng, et no Narva United on, kas ta on just number 1 spordiklubist, see on see hokiklubi ka, aga ta on kindlasti Transist kõrgemal. No ei, sellest pole kindlasti huvi mõttes pole küsimustki, et Transist kõrgemal. No okid käib seal ikkagi tihtilugu tähtsamad mängud oli isegi üle 1000 inimese, ma arvan, et seal futsalis ei mahugi palju sellest saab. Sellest oli mingi 500 pluss vist oli. 591 oli protokollis, ma täpselt ei tea palju seal oli, aga see oli fakt, et kõik tribüünid oli püsti täis ja atmosfäär oli korralik ja lõpuks penaltidega Ravens võitis. Seda oli mõnus vaadata, mõnus oli vaadata sükust asja, lihtsalt sa kuidagi, ma räägin, see atmosfäär väljaku kõrval panebki sind vaatama teinekord asja, lihtsalt juba Täpselt, räägin, see on kõige alus, see mäng isegi ülekandest on totaalselt erinev sellega, et kas me räägime siin kossust, jalkast, saaliäppest, jaukist, mis iganes, kui seal taustal mõllatakse, see paneb sind vaatama, Räägin koroona ja need mängijad ka, ma vaatasin seda mängu, ongi need Ravensi mängijad, vaata nende kohe reaktsioon, kui ülled vära, vaata kohe, ma panin ära teile, vaata, ja need Narva näiteks mängijad ka viigistasid, läksid kohe korradi publiku juurde, vaata, ongi, viigistasime siin. See oli, selles mängus oli kõike, mida ma tahaks näha spordi nagu sündmust, siuke tunne, et ma taht ise seal olla, vaata, lihtsalt selle sees olla. Aga nüüd, sorry, ma segasin vist vahele. Aga seal ei olnud tegelikult midagi tarka isegi. Lihtsalt siin näitab jälle see, et sul võib see täismaja olla, kodupublik elab kaasa vaata ja jälle siis siukse mängu kahtad, et fännid segavad hoopis. Selles mõttes Narva Transi vaata, fänn ei ole 17.30, kindel 1-0 võit. Pärast nädal sees jälle, fänn ei ole 1-0 võit. Kuule, ma arvan, et see on edu valem, mida Aivar ajab õiget asja ikka siin Eestis. Mis me üldse sinna koondisele lähme, ärme lähe, mängime tühjade tripkade ees. Äkki siis tuleb üldse ära see. Vaata Iisraeliga ka. Olid tühjad tribüünid, suht normaalselt viisakas skoor. Kodune tunne. Kodune tunne. Aga nüüd on finaalseeria Ravens ja Punker on seal paberil peaks ka ikkagi Punker olema. Seal on 3 võiduni. No Punker pani ju poolfinaalis, pani ju mingid totaalselt ülesõidud 2 mängu. Mingi 7-1 või sellist Kuulbetile, et päris suke muljet. Kusjuures ma vaatan, kui mul ajas klapib, siis ma ühte finaalmängu Tallinnas tahaks vähemalt vaatama saada. No seal on lihtsalt see, et ilma ei pea nagu planeerima, et see on nagu futsali eelis selles mõttes. Tahaks jah, ma ei tea, seal peab vaatama, kuidas ta klapib või klapib teist asjadega. Nad vist mängijad selles sõles. Et noh, ja 3. koha mäng siis on Narva United versus Kopli Kuulbet. What? Ja lõpetuseks siis naistelkpallist ka. Naiste koondis pidas fantastiliselt 2 mängu. Ma olen täiesti pettunud, et me ei võitnud Bulgaariat.
ja tegelikult seal lõpus oli see, et Bulgaaria jäi üldse vähemusse, sest neil sai mingi päris rõveda vigastus sai mängija ja me kuidagi no ei tundnud seda asja. Lõpuks tegelikult üldse mulle tundus, et me olemegi nagu see mäng näitas, et me oleme ikka nõrgemad kui Bulgaaria, kuigi meil jäeti täiesti selge värav või nagu lugemata, kuigi lõpuks vist mingi käemäng või mis iganes, aga pall käis sees ja jälle UEFA maffia Aivar, kurat, vaata ette, no sa pead ikkagi enne, võt sellele kohtunikule eelistatud enne mängu ja ei avaldatud nagu õiget juhtnööri. Vaata, kui Bulgaaria vastu ütled, et UEFA maffia on enne, siis võib siin väga suured sanktsioonid järgnenud sellele. Ei saa, enam ei saa, kohtu case on olemas. Me võime nüüd igast asju. Elagu sõnavabadus. Aga jah, tegelikult on see kurb, et meil on see 3. alagrupp, Iisraelit me kätte ei saa, Iisrael on üle, aga nüüd Bulgaaria, vaata, mõni päev hiljem viigistas ka Iisraeliga, nii et meil on nüüd, ma kahtlen, et me Bulgaariat võõrsil võidame, nii et me jääme viimaseks rahvuste liiga alagrupis, mis on tegelikult kurb, sest me olemegi viimasel tasandil. No Loosiga ei õpanud ka tegelikult, Iisrael ja Bulgaaria on tugevad. Ma nagu väga mängu ei vaadanud, mul lihtsalt korraks ma vaatasin küll seda tegelikult alates, ma jõudsin, mul olid mingid asjad toimetust, jõudsin koju mingi kuskil esimese poole lõpuks ja siis veits vaatasin, ei saa öelda, et Bulgaaria mingi hull domineeriks, aga kuidagi nagu nad tundusid kindlamad või nii. Ma jäin siin täitsa teise teemaga seoses UEFA maffiaga jäin nagu mõtlema, et Äkka liit võiks ka mingi Kostja Huiloo peale mingid trahvid teha, vaata, saaks ka edasi minna. Nagu Kaljuga või? Jah. See oleks huvitav. See oleks väga huvitav. Ma ütlesin neile hea idee hetkel, noh. Jah, sa oled ikka ideede generaator. Aga kusjuures me tegelikult sellest hiljem räägime natuke naiste jalgpallist veel, aga sellest ei jõudnudki rääkida, et ilmselt ikkagi ju Kaljufanid käisid Lillepead ka solimas. Oot, lõpetame selle naiste jalgpalli rubriigi niimoodi, et tahtsin öelda, et U19 koondis ei võitnud alagruppi Moldova vastu, aga kuna oli parim teine koht, siis me U19 tüdrukud tõusid A mingi tasandile, see on päris hea. Selle eest kiidame, seal üldse tegelikult ma eelmine saade vaata rääkisin. Ma ei saanud süsteemist ka aru seal, mingi väga keeruline süsteem. Ei, no seal on mitu alagruppi, võitjad pääsevad, seal on nagu mitu tasandit on ju. 2 tasandit, A ja B tasand, me oleme B tasandis, et kuhugi kvalifitseeruda, sa pead üldse A tasandis olema. Nüüd me saime A tasandil, me saame kuhugi kvalifitseeruda, aga B tasandi alagruppide võitjad saavad ainult A tasandis. Aga ma vaatasin, et algul me mängisime ka ikka seda mingit esimest vooru, vaata, mingit B-divisjoni. Nüüd me mängisime teist korda B-divisjoni. Ei, aga nad olid erinevad need aastakäigud. Okay, ühesõnaga, nüüd me saime seda üles. Minu jaoks see liiga keeruline juba. Ei, need on jah päris keerulist, aga fakt on see, et tegelikult see koondis peakski performima. Ma tegelikult võiks Fääre võita koondis, kus on põhimõtteliselt kõik mängijad on meistriliiga tasemel mängijad. Aga Fääri mängijad on ilmselt Fääri liigas. On võivad Taani liigas olla kuskil näiteks. No näiteks. Aga no see selleks võitsid või said edasi. Et selles mõttes eesmärk oli tõenäoliselt saada edasi ja me saime eesmärk. Kuskil me täidame eesmärki, see on tore. Nii, ja lõpetuseks Graffiti A. Le Coq Arena. Vaata, kuidas me hüppame täna erinevatel teemadel. Palju siis värv maksis? No ma siis praegu ma jäin natuke hiljas ka täna siia, et ma pidin veel kuradi kasima, et siin kaamerapildist ei oleks näha. Vaata, sul lõua all on see jäänud veel. Punane värv. Aga ei, selles mõttes ma mõtlesin, sa kohe küsid mu käest soojenduseks seda tegelikult, et kes seda tegi siis või et kuidas siis roosad pandid sellega seotud on. Sest nagu justkui ajaliselt ju kõik viitab sellele, et no kes see mulle ikka saab, et Kalju fännid on tulemas. Ma arvan, et tegelikult sa ei ole nagu nii debiil, et noh, keegi teie organisatsioonis ei ole nagu nii debiil, et päris nii teha. Aga miks ei võiks olla? Ei, ma arvan, et te suudate väljendada ka ennast vara rikkumata. Mina muide täitsa siiralt, mina ei poolda nagu vara rikkumist või sodimist sukest asja. Ma peab tunnistama siiski mu halba nagu sisemust, et ma muigasin, kui ma nägin neid pilte, aga ma ikkagi nagu ei poolda seda. Küll aga kõik, mis see järeltoimus, nagu selle nii-öelda performance järel toimus, see oli naljakas, kes ja kuidas sõna võtsid on ju, mis plakatid esimesena maha võeti ja millistega oli aega, et neid maha võtta, et see oli põnev. Mõtlesin, kas ma pean ka siin nagu poliitiliselt korrektne hetkel olema ja ütlen, et peab ka seda taunima, et võõra vara. Ei, mulle tegelikult ei selles mõttes, et noh, mis järgmisena sotitakse su autole, et mulle, kuigi ma olen sõnumiga nõus, aga mulle ei meeldiks. See ongi jalgpallikultuuri või siis jalgpallifännuse subkultuur, vaata, et väiksed asjad, et
aga jah, kusjuures kõige nagu huvitavam on see, et ma olen nõus sõnumiga Pohlaka osas. et ma siin ütlen siis ära, et Roosat Pantritseriga seotud mulle teadaolevalt ei ole. Kas sa ei kontrolligi oma organisatsiooni täielikult? Selles mõttes on meil ikkagi nagu avatud organisatsioon, et inimesed saavad ka vabavoli nagu vahepeal teha, et aga jah. Teie juhtimiskultuur ei sobi Eesti jalgpalli maastikusse. Ei sobi, jah. Vot, et no eks ajas muigel jah, et tegelikult ma taunin neid nii palju, et kui oleks tahtnud sõnumit nagu edastada, siis üks nädal hiljem oleks pidanud seda tegema, enne derbit ikkagi. Siis oleks inimestel, kes Portland Arena oleks tulnud, oleks nagu ilusti näha. Jah, aga täitsa puusse pandi nädalavahetusega. Nagu selles mõttes, et see on polnud aasta ainult nädalavahetus, et ideede generaator podcast 442. Ei, ma ei ütle, et seda peaks tegema, aga ma ütlen, et derbi ajal oleks need palju paremini nähtavad. Mis on siis, et kuule, kas Salle Kokrennel oli kaameraid või? No pidi tulema jah, mingist artiklist ma lugesin, et saavad ikkagi vaadata, siis me saame jõuti. Aga see ei ole esimesed tegelikult graafikud. Ma mäletan kunagi Levadia punt ka mingi Alega Kreenale pani mingit asju seal ritsades ja kunagi visati ju mingi Alega Kreenale aken sisse kävata ja mingi kiviga, et see oli legendaarne Tallinna CF vist, kes maha võeti. Et seal oli ka Pohlaka vastu mingi sõnum. Kui seal kaamerad on, siis see inimene tuleb leida ja teda keset Portland Arenat kinni siduda ja roheliste untega sodiks visata, ma arvan. Jah. Aga ainult rohelistega. Neonrohelistega. Okei, selline sündmusterikas nädal oligi ja järgmine nädal ega vähem sündmusi ei tule, ma arvan. No vaatame, kus me siin oma jalgpalli arengus jõuame, et ma arvan, et siin ka nende valimiste koha pealt, ma arvan, me hakkame selles mõttes, mis tegelikult üks asi, mida ma tegelikult tahtsin nagu mainida selle sama Fischeri looga, oli see, et kui me siin ennustasime nagu presidendivalimiste, et mis saama hakkab, siis minu üks ennustus oli see, et erinevad jalgpallitegelased, kes on süsteemis olnud, hakkavad tulema ka erinevate juttudega välja. Ehk siis ma arvan, et see ei olnud kindlasti viimased jutud, mis mõne jalgpallitegelased poolt tulid. Et ma arvan, et siin on põnevad ajad. Valimisteni on 2 kuud. See on umbes 8-9 episoodi. Popcorn on valmis ja... Oi, popcorn on praegu hinnas. Popcorn on hinnas nagu ka jalgpallid Sportlandis. Selge, teiega olid siis Ivan ja Mario ja järgmine nädal uuesti samas kohas samal ajal. Ilusat jalgpalli nädalavahetust teile.